Tere, hea meelega vastan küsimustele. Kui ma vastust ei tea või seda ei ole, siis ma seda ka ütlen. Enamus meie patsientidest jääb vahemikku siis vanuse poolest 35 kuni 45 aastat. See aastate jooksul on mõnevõrra keskmine vanus on tõusnud ja Eestis me oleme kokku leppinud nii, et me siis alla 18-aastaseid patsiente reeglina ei opereeri, et seda saab teha, aga siis Tartu Ülikooli Kliinikumis lastearstide konsiiliumi läbi. Aga need on väga üksikud juhtumid ja meie praktikas kõige vanem patsient, keda me oleme opereerinud, on 82 aastane olnud. Nii et tegelikult seda vanuse ülempiiri ei ole, et küsimus on patsiendi enda sellises üldseisundis ja funktsionaalses seisundis. Et see konkreetne härrasmees oli erakordselt vitaalne, muus mõttes elust igati osa võtta. Ma arvan niiviisi, et see ju operatsiooni vajadus nagu igasuguse ravi puhul sõltub näidustustest, et üldiselt on nii, et ükskõik millise kroonilise seisundi puhul meil on suurem tõenäosus seda efektiivse raviga siis mõjutada ja tagasi pöörata, mida lühemat aega see on kestnud. Et kui rasvumise puhul, näiteks ka teise tüübi diabeedi puhul, et mida on välja toodud, on see 5 aastat, eks, mille vältel tehtud operatsioon või mingisugune muu sekkumine, et annab siis pikemaajaliselt suurema ja püsivama kaalulanguse, kui näiteks juhul, kui rasvumine on kestnud juba aastakümneid, seal võib-olla 40-50 aastat, kuigi ka nendel patsientidel me saame suurepärased tulemused, aga siin on jälle erinevus on nendes sellistes mõnedes protsentides, aga tegelik elu on muidugi, me ei saa nii täpselt oma tegevusi ette planeerida ja patsientide jaoks ikkagi on ju vaja jõuda ise sellele veendumusele ja arusaamisele, et nüüd on see õige samm ja nüüd on aeg selle astumiseks, et see on selline teekond. Et duodenal switchi operatsioon iseenesest on üsna pikalt tehtud, umbes 40 aastat tänaseks, et ta kusagil seal siis selle kaalukirurgia äärealal on kogu aeg olemas olnud ja on patsiente, kelle puhul ta tuleb kõne alla, aga siin peab ütlema, et tegemist on sellise üsna radikaalse sekkumisega, et see on nüüd lõikus, mille käigus siis väga suur osa peensoolest lülitatakse välja, mitte ei eemaldata, aga lülitatakse toiduteekonnalt seedimisest välja koos siis oma kõrvaltoimetega. Et selle tõttu ta ei ole väga levinud, et kui me vaatame maailma statistikat, siis umbes läbi aastate umbes 1% kõikidest lõikustest on siis duodenal switchi meetodil. Eestis me oleme teinud seda, et olen ise teinud ja teatud patsientidel, siis kõrgemate kehamassiindeksitega on see täiesti kaalumisväärt, aga seda vajadust ei ole väga palju. Aga kui patsient tuleb sooviga, et tahaks seda teha, siis... Arutame seda, et siin on ka alternatiivseid meetodeid, mida täpselt samadel põhjustel suurematel patsientidel saab kasutada, nii et neid, siin on ju duodenal switch on üks variant, siis on erinevate lühenditega sasilõikust, näiteks on see sleeve bypass, mida me teeme päris palju, umbes 5% kõigist lõikustest, umbes 40 lõikust aastas, et nii, et kõik uus, mis maailmas on ja mis tasub kasutusele võtta, on Eestis kasutusele võetud. Standard bypass, mis on kasutusel olnud viimased 50 aastat ja teda on ju pidevalt täiustatud operatsioonimeetodina, aga kui me nüüd vaatame jälle pikaajalisi tulemusi, kus me võrdleme standard bypassi mõne muu meetodiga, siis me tegelikult kipume jälle saama seda kinnitust, et tegemist on hea ja pikaajaliselt toimiva operatsioonimeetodiga ja nii nagu kõik asjad, et kui me võtame näiteks mõne
nii-öelda tarbeeseme mudeli, mõne auto või telefoni mudeli, siis samamoodi nad uuenevad, eks, aga tema põhiolemus või põhitunnused jäävad ikkagi samaks, et lihtsalt see nii-öelda uus versioon sellest on täiustatum, eks teatud kõrvaltoimed on vähem, patsientide jaoks taastumine kiirem. Täna räägitaksegi siis nii-öelda standard bypassist versioon 2.0, eks, et mis on siis edasiarendus sellisest senisest operatsiooni metoodikast ja mis on siis veel parem ja ütleme veel väiksemate kõrvaltoimetega patsientide jaoks, et see on see, mille peale me oleme siin kaalukirurgia keskuses üle läinud tänaseks juba. Võib-olla nii ei saa öelda, mida me näeme, on seda, et meeste kaalulangus on kiirem, sellepärast et ja meestel ka lihasmassi osakaal keha koostisest on suurem tavaliselt, nii et esialgu see annab suurema kaalulanguse, aga kokkuvõttes, kuna eesmärk ei ole lihasmassi kaotus, vaid rasvkoe vähenemine, siis tegelikult uuringute põhjal pigem naispatsientide kaalulangus on mõnevõrra suurem kui meestel. See vahe ei ole suur, et see on seal 5% ringis, aga pigem on niipidi. See on selline hämmastavalt läbi riikide ja läbi aastate püsiv suhe, et umbes 20% patsientidest on mehi ja 80% on naisi. Et siin me ei eristu kuidagi teistest riikidest ja aastate jooksul see ei ole ka muutunud. Kuigi ülekaalu ja rasvumist meeste seas esineb täpselt sama palju nagu naistel. Optimaalne on oodata vähemalt 1,5 aastat. Et see on ka plastikakirurgide konsensus ja soovitus, et kehakaal esiteks peaks olema stabiilne, aga teiseks ei maksa unustada, et sellest liigsest nahast üsna märkimisväärne osa võib veel ka aja jooksul ise tagasi tõmmata. See toimub alati aeglasemalt kui kaalulangus. Me näeme seda, et kõige rohkem liigset nahka on umbes 1 aasta peale operatsiooni, aga hiljem osa sellest ikkagi kaob ära. Ja võib-olla ei ole vajagi kirurgilist sekkumist. Meie tiimis on plastikakirurg doktor Maria Järve, kes on just sellise suure kaalukaotuse järgsele plastikakirurgiale spetsialiseerunud, nii et patsientidel tasub siis alati tulla meie Amsel kliinikusse ja doktor Järvega konsulteerida nendel teemadel. Põhiliselt need teemad, millega me tegeleme nii pikka aega peale operatsiooni, on ikkagi seotud siis ühe või teise mikrotoitainega ja nende võimalike puudustega, et nad ei teki 10 või 15 aastat peale operatsiooni, nende risk on olemas ka vahetult peale oppi ja need on hästi teada, et siin näiteks rauapuudus, kuni menopausini naispatsientidel on, kuni menopausini on see kogu aeg on aktuaalne, see asi, mis vajab jälgimist ja asendamist ja siis luude tervis on kindlasti oluline, et selle tõttu patsientidel D-vitamiini tase ja D-vitamiini lisamanustamine, kaltsiumi lisamanustamine on oluline ja pikaajaliselt kindlasti mis on vananedes nagunii on tähtis, on ka lihasmassi säilitamine, sellepärast selline kehaline treening, ka saalitreening, jõutreening, et see on see, mille kohta on rohkem ja rohkem andmeid ja mida rohkem ja rohkem soovitatakse, et mitte siis kaotada oma lihasmassi, aga et see puudutab kõiki inimesi, kes paratamatult vananevad. Täna veenisisene rauaravi on hästi kättesaatav ja preparaatide kõrvaltoimed on oluliselt vähem, kui siin mõned aastad tagasi olid, nii et ma ikkagi julgeks seda soovitada. Et see on väga efektiivne, et patsiendid, kes suukaudset ravi ei talu kõrvaltoimete tõttu, saavad sellest loobuda ja lõpetada selle ja igas mõttes oma elukvaliteedi tagasi, et hemoglobiini taseme tõuseb, energiatase tõuseb, et kõrvaltoimed suukaudsel ravil kaovad ära. Sest et veenisisest ravi tavaliselt tehakse 1 või 2 korda aastas, et selles mõttes, et see ei ole selline igapäevane tegevus.
Kas vereülekanne on ka variant võib-olla mingitel ekstreemsematel juhtudel ei tehta? Vereülekanne ei ole rauapuudusest tingitud aneemia ravivõimalused, selleks on oma konkreetsed näidustused, aga need ei kuulu siia. Väga tore, suur aitäh! Aitäh kutsumast!